Tere kuulaja, mind ei olnud siin üsna pikka aega. Olin hõivatud mõne teise asjaga, näiteks tööotsingutega, mis veel kestavad, aga lõpuks otsustasin midagi salvestada. Täna räägin ühest podcastist, mille teemaks on, kas legionääridel võivad tekkida olulised vaimsed häired. Originaalse podcasti autoriks on Roberto Trizio, üks Rooma või pigem Itaalia teaduse populariseerija ning tema peamine ja lemmikteema on Vana-Rooma ajalugu. Jätan tema YouTube lingi episoodi kirjeldusse. Kui mõtleme legionääridest, siis kujutame ette, et nad on tugevad, võimsad, metsikud, rändavad ja lähenevad vaenlasele, hävitades kõik, millega nad enda ees kokku puutuvad. Meil on selline välja mõeldud pilt, mis tuleb meie kujutlusvõimest, Hollywoodist, filmidest. Ja seega ütleme nii, et kollektiivses kujutluses on selge jutt võitmatusest legionääridest. Kui aga natuke sellest väljaspool vaadata, peame aru saama, et ilmselgelt olid legionäärid ehk Rooma sõdurid siiski inimesed. Nad ikka kartsid midagi. Kui allikatesse süveneda, siis leiame sageli, et legionäärid kõhklesid, nad paanikas põgenesid lahinguväljadelt. Nad mõnikord vajasid oma kindrali sekkumist, et mille kaotada kontrolli. Näiteks üks tuntuim seik, kui Julius Caesar oli sõduritega Gallias, sattus ta vastamisi ühe oma halvima vaenlasega, germaanlase arvavistusega. Legionäärid kuulasid kogu aeg lugusid sellest, kui head, pikad ja metsikud need vaenlased on, ja lõpuks hakkasid neid kartma ega tahtnud võidelda. Lõpuks pidi Caesar ise oma karismaga sekkuma, et kontroll üle võtta. Seega see seik näitab, et nad ikka kartsid. Ja sellega tekib küsimus, millele vastamine on selle podcasti eesmärk. Kas Rooma legionäärid võisid kannatada traumajärgse stressihäire all? See tähendab, et see on seisund, kui sõduritel hakkavad pärast rasket stressi mälestused pidevalt tagasi tulema. Nad ei saa rahulikult öösel magada, on hüsteerilised, ärrituvad, kogevad ootamatuid viha või kurvusehooge ning püüavad vältida kõike, mis meenutab traumeerivat sündmust. Proovime selles podcastis vastata küsimusele, kas legionäärid võisid välja arendada tõsiseid vaimseid häireid. Teadlikkus ja akadeemilises maailmas on selle kohta kaks erinevat vaatenurka või arvamust. Esimese universaalse arvamuse järgi, mis tähendab, et inimene jääb inimeseks isegi sõjas, tal jäävad samad tunded, samad nõrkused, lõpuks kannatavad nad samade probleemide all nagu tavalised inimesed. Ühesõnaga, väga universaalne lähenemisviis. Teise relativistliku koolkonna järgi, mis on rohkem pigem aktsepteeritud, öeldakse, et kuigi inimestel on ühised iseloomulikud jooned, on näiteks Rooma sõda väga erinev Napoleoni sõdadest või kaasaegsest sõjapidamisest. Seega tuleb iga ajaloost sõdurit ja sõda hinnata kontekstis. Roomlane oli teistsugune kui keskaegne rüütel. Just sellepärast on see lähenemine ka populaarsem. See võtab arvesse rohkem nüansse ja teeb põhjalikumaid võrdlusi. Ja siis autor pakub enne küsimusele vastamist teha lihtsa ja loogilise lähenemise.
Psühhiaatrid on välja toonud mitmeid tegureid, mis võivad viia posttraumaatilise stressihäirini. Nende abil arutleme, analüüsime neid ühekaupa ja pärast ehk vaatame kokkuvõtet. Esimene parameeter on ilmselgelt käivitav sündmus, traumaatiline sündmus ja ilmselgelt said roomlased just siin trauma. Tänapäeval oleme juba harjunud nii-öelda mõistliku sõjaga, jutumärkides mõistlikuga, sest seda ei saa mõistlik olla. Aga selles mõttes, et meil on lennukid, droonid, kübersõda ja paljud asjad toimivad nuppude abil. Kui roomlased sõdisid käsitsi, sõdisid reaalselt, füüsiliselt, nende jaoks oli täiesti normaalne näha moonutatud kehasid, verd, organeid ja kaaslasi, kes surid nende käte vahel. Tänu sellele parameetrile on meil selge, et seda toetas selle häire tekkimist. Teiseks elemendiks on kultuur, teie rahvakultuur, sest see mõjutabki palju. Näiteks, kui sa elad Aafrika heimus, kus kannibalismi peetakse normaalseks, on selge, et mehe surma nägenemine on sinu jaoks normaalne. Kui aga elad budistlikus kogukonnas ja isegi putoka tapmine pole sinu jaoks okei, siis surma nägemine ei ole sinu jaoks normaalne. Seega lisame, et Rooma kultuur oli, ütleme, vähem moraalne kui meie oma, meie kaasaegne kultuur. Roomlased ei olnud rassistid, nad ei teinud rassilisi vahetegemisi, aga nad tegid vahet inimeste vahel, nad tegid vahet tsivilisatsiooni tasandil. Inimesed ei olnud üldse võrdsed, näiteks barbaril oli sama väärtus nagu loomal, orjal oli vähem väärtust kui Rooma kodanikul. Ühesõnaga nad olid sügavalt klassistlikud ja elasid kultuuris kui inimese tapmine, kes ei kuulunud nende seltskonda, ei olnud sugugi kohutav. Mõnikord oli see täiesti normaalne ja õigustatud ning keegi poleks neid selle eest süüdistanud. Kolmas tähtis aspekt on isiklikud uskused ja maailmavaade. Kui sa usud, et looduses kehtib tugevama õigus ja vägivald on osa inimloomusest, siis suhtud sõjasse ühtemoodi. Kui aga usud, et inimeste ülesanne on armastada, areneda ja luua parem ühiskond, siis on sinu reaktsioon sõjale hoopis teistsugune. See toetab ka roomlaste puhul arvamust, et legionääriks saamiseks pidid läbima pika ja karmi väljaõppe, mis valis välja need, kellel ei olnud kahtlusi teiste tapmise osas. Rooma sõduritel ei olnud probleeme vaenlase tapmisega. See oli nende töö. Nad said selleks pika koolituse. Sellistel meestel polnud tõenäoliselt sõjast trauma, sest neid õpetati tapma ilma kahtlusteta. Nad valiti just selle järgi. Veel üks tähtis aspekt, mida mina, podcasti autor, ise teadnud. Psühhiaatrite arvamus füüsiliste kahjustuste kohta on tuvastatud, et enamik posttraumaatilisi häireid tekib peatrauma järel ehk pärast lööki otse pähe. See tähendab, et kui sul on tegelikult peavigastus, siis on sul suurem šanss, et tekivad psühholoogilised probleemid. Aga Rooma maailmas, mis mind üllatas, ei olnud pähelöögid nii tavalised. See tähendab, et kõige seganemini nad said haavata käed, kõht või jalad. Pea aga oli kaitstud kiivriga, mitte kilbiga. Ja ei olnud enim mõjutatud osa. Võime oletada, et kuna pähelöögid olid harvad ja pea oli kaitstud, siis
tõenäoliselt sellist tüüpi häire võis harvem tekkida. Seega on veel see üks tegur, mida arvesse võtta. Järgmine aspekt on ajalooline aspekt. Ajaloolised allikad, varajased kirjalikud allikad. Kas nad räägivad, et legionääridel olid sellised haigused? Neid on vähe. Meil on väga kauged jäljed. Midagi on seal olemas. Näiteks üks Rooma arst, Celso, ma pole siin kindel, kirjutas palavikuta hullusest. Mõned temad patsiendid olid närvilised, ärritunud, ei saanud magada, neil tekkis agressiivsus ja ta ravis neid rahustavate ravimtaimedega. Celso ei defineeri seda lahingu tagajärjena, aga oletame, et see võis olla stressihäire. Teine juhtum on kindral Gaius Mariuse juhtum. Suur väepealik Gaius Marius võistles karmide Germaani hõimudega, kõige hullemate vaenlastega. Kroonikad räägivad, et vanas eas oli ta närviline, väsinud, magas halvasti ja kannatas hirmsate unenägude all. Hakkas jooma ja suri peaaegu alkohoolikuna. See võis kindlasti olla tingitud poliitilisest võitlusest, raskest olukorrast, millest ta kodusõja ajal elas. Aga see võis olla põhjustatud ka kõigest, mida ta elu jooksul oli näinud. Veel üks juhtum on Centurion Ulpius Optatuse juhtum. Meil on haavakivi, mis jutustab sellest kahes osas. Esimene osa ülistab tema jõudu ja julgust, kui hea sõdur ta oli. Teine osa aga räägib sellest, kuidas pärast sõjalisi kampaaniaid oli ta pinges ja tal oli kontrollimatuid vihahooge, mis rikkusid tema igapäevaelu. Kas neid juhtumeid on palju või vähe? Meil on üle 11 sajandi Rooma ajalugu ja isegi rohkem ning Rooma historiograafia kipub jutustama iga sõjaväeelu detaili, iga aspekti, jättes harva midagi välja. Kui meil on ainult 4 või 5 tunnistust, siis paneb meil ilmselt mõistma, et juhtumeid oli väga vähe. Niisiis, kokkuvõttes, kui arvestada traumeerivaid sündmusi, millele legionäärid oli allutatud, nende sõjakultuuri ja isiklikke uskumusi, mis kindlasti ei olnud rahule orienteeritud, samuti seda, et peavigastused olid haruldasemad kui tänapäeval ning allikaid on vähe, siis võib oletada, et sellist tüüpi psüühikahäireid võisid küll eksisteerida, kui neid olid üsna harvad. Need on uuringud, mis ei saa kunagi anda täiesti kindlat vastust. Meil ei ole kunagi 100% kindlust. Aga teaduslikule ja psühholoogilisele loogikale tugines võib üsna kindlalt öelda, et Rooma legionäärid tõenäoliselt kannatasid mõnikord harvem kui tänapäeva inimesed vaimse pingetaluvuse all. Mõned neist ei tulnud toime sellega, mida nad nägid või tegid. Tänaseks ongi kõik. Varsti näeme jälle